nii, mul on see ikka häda alati, et kui ma mingi teema võtan, siis see hakkab elama kuidagi ja siis kogu aeg tuleb nagu midagi juurde, et midagi tahaks öelda ja teenistusel on alati see viga, et räägitakse lugusid, asju ja siis ma mõtlen, et oi, ma pean sinna midagi juurde panema ruttu. siis tuleb jälle mingi, oi, seal üks kirjakoht, see, kus ma nüüd selle leian. aga enne kui selle teemasse lähme, siin kuidagi nagu ei olnud õiget tunnistust, aga ikkagi ma räägin, kuidas on asjad seatud nii, kuidas me ise ei tea. see järjekord, mingi ajastus, mingisugused protsessi on mingid probleemid pandud. ma nüüd mõtlen, umbes 2 aastat tagasi, jah, maikuus räägiti mind sõna otseses mõttes ära, et tule päästesse autojuhiks. siis ma ei saa tulla, et mul ei ole lube. no teed load ära ja siis saad. ikka ma punnisin vastu kõvasti ja lõpuks mõtlesin, et jube hea võimalus ju ära kasutada, et ma saan veoautoload teha läbi selle, et ei pea ise maksma. noh, ikka omakasu ka kohe peas keerib. ohoo, vägev. ja läksingi ja tegingi need load ära, siis selle alarmsõiduki load ka, et võib vilkuritega sõita. ja no mõtlesin, et noh, on siis on, onju, et mis siis ikka, sõidan siis selle päästeautoga seal vabatahtlikuna. ja mingisugust plaani nagu ei olnud. ja siis see hakkas nagu kerima. mõtlesin, et see ei ole lihtsalt niisama, et see asi hakkas nagu minema kuidagi teist rada pidi. ja siis ma ikka mitu korda mõtlesin, isegi ma jõudsin kahetseda, et ma selle sõrme andsin, et oli seda vaja, nagu kohustusi vähe on. ja siis sattusin sinna päästekooli, sain töökoha siia lõpuks, onju, et sa käisid ka seal rääkimas, onju, uurimas, mis on. ja ma läksin uksest sisse täpselt siis, just sel päeval kuulutati konkurss välja, mul mitte sel päeval, aga noh, see mõned päevad siia-sinna kuulutati see konkurss välja. miks ma sattusin sellel ajal sinna? kas selleks, et tööd saada? no nüüd ma juba mõtlen, et see töö on ka juba tühine. noh, töö on muidugi vajalik, aga ma sain tööle, ma sain riigi palgale. sihuke töö ei kao ära mitte kuskile, see on siukene kindel asi, graafik sobib. ja siis hakkasime oma seda kodu otsima ja kui mitu korda me oleme juba olnud tehingut tegemas ja mingil põhjusel on see ära jäänud, on edasi lükanud. nüüd see kevad ka, et juba mõtlesime, et üks asi oli, et no, et selle peaks ära tegema. käisime uuesti vaatamas, vaatasime, ei, see ikka ei ole. siis vaatasime mingeid teisi asju, mõtlesime, et ei, ikka see on kallis, et see ei taha sihukest riski võtta ja äkki peaks ikka hoopis tulema ikka kõvasti alla, et võime ju siin korteris ka elada, et korter on müügis. siis vaatame, et ei, et see korter ikka ei ole õige, et noh, tuleb liiga palju raha juurde panna välja. jaurame oma mõtetega. ja täna on siis olukord see, et miks oli vaja, et me ei läinud tehingusse. oli see, et Coop Pank tuli 2 nädalat tagasi turule päästjate laenuga, päästjate kodulaen. koduhoidjad, politseinikud, sõjaväelased, päästjad, oluliselt odavam kui muidu. ja me nagu, vägev on ju, kohe jälle uuesti panka, kõik paberid jälle hakkas otsast peale, see ümber vormistamine, kõik, nüüd tehakse meile pakkumist. mõtlesin, miks pakkumine venib. mis juhtus sel nädalal? Euroopa Keskpank langetas intressi oluliselt. jälle kõik uuesti otsast peale, jälle läheb odavamaks. siis mõtlesin, niimoodi lähebki ju lõpuks paika. et kus maalt hakkas see protsess pihta 2 aastat tagasi. ma ei teadnud, et see asi võiks olla sellega seotud, et me 2 aastat hiljem otsime kodu ja seal on need asjad nii seotud, et noh. kas see on juhus? ei, kindlasti ei ole juhus. miks me ei ole saanud varem, miks meil on olnud ebaõnnestumisi, miks me oleme pidanud mossitama seal, et näe, jälle ei tulnud välja, jälle ei õnnestu, miks on ju. igal sellel miksil on alati mingisugune vastus, põhjus. aga
aga inimesed ei taha ju leppida sellega, et me oleme väiksed, et lase juhtida, usalda. Tee oma asju iga päev, mis on sinu asi teha. Et ära proovi nagu üle mõelda või minna kuskile, mis ei ole sinu jaoks. Aga siin, kui roomlaste raamatu lahti ja mul ka kohe silmad käivad, mis ma siin olen kunagi ära märkinud, piibel on täis joonistatud ja vaatasin ka, et kus ma siis olen ka midagi juurde pannud ja ma ei saa ennem ikka oma selle teema juurde minna, ma tahaks ikka selle koha ära lugeda, et roomlaste 5. peatükk jäi mulle siin ette, kui ma seal istusin seal tagareas. Ja kohe algusest, et me nüüd oleme saanud õigeks usust, siis on meil rahu Jumalaga, meie issanda Jeesuse Kristuse läbi, kelle läbi me oleme usus saanud ligipääsu ka sellele armule, milles me seisame ja me kiitleme oma lootusest Jumalalt saadavale kirkusele. Ligipääs armule. Ja nagu see pealkiri võib-olla olete näinud ka täna, millest ma räägin, et see ligipääs armule, et mis see siis on. Aga edasi läheb, aga mitte ainult sellest, vaid me kiitleme ka viletsusest, teades, et viletsus toob kannatlikkuse, kannatlikkus läbikatsutus lootuse. See on just see asi, et me peame selle tee läbi käima, mis meile on ette antud, et me jõuaks armuni. Aga lootus ei jäta häbisse, sest Jumala armastus on välja valatud meie südamesse püha vaimu läbi, kes meil on antud. Et meil on antud siis püha vaim kui siukse raadiosignaali vastuvõtja. Et me saaks, et oskaks kuulata, et me saaks aru, millest räägitakse. Aga nüüd siis püüaks minna lõpuks ka teema juurde. Mul käib see kuidagi imelikult, et vahest tuleb teema ja ma panen midagi kirja ja siis hakkab elama ja seekord juhtus niimoodi, et tuli ainult pealkiri ja siis oligi tühi maas. Ma mõtlesin, mis ma nüüd teen sellega. Aga hakkasin mõtlema, et mis see Jumala arm siis tegelikult on. Mis see nagu võtaks nagu nii lihtsaks kui võimalik, et nii inimlikuks kui võimalik, et mis see nagu inimesele siis tegelikult tähendab, et inimene saaks aru, et Jumalat me ju ei näe, me ei tea tema suurust tegelikult, me ei oska ette kujutagi, milline ta on või kus ta on, sest kuna ta on vaim, siis meie see maine elu ei luba meil vaadata vaimu peale nii hästi. Aga on ju see, et piibli alguses Moosese raamatutes on see, et me oleme Jumala loodud ja loodud algusest peale. Me oleme loodud kuulekateks. Ja neile, kes usuvad, on tõotatud Jumala arm. See on kohe alguses. Ja siis läheb terve Vana Testament mingisuguse sõdimise ja kisklemise peale ja Jumal on ka lõpuks juba omadega üsna hädas, et mida ta teeb siis selle siukse inimesega. Et aga kuidas siis on see Jumala arm meie peal ja millal on Jumala arm meie peal? Et mõtleme siis niimoodi, et meil on mingi raske hetk ja peame sellest läbi minema või ära lahendama või midagi ära tegema. Üsna tavaline esimene mõte on see, et kristlased ka, et siuksed noorkristlased, et kohe Jumal, palun aita mind läbi sellest. No, väga lihtne ju oleks ju. Jumal tuleb, võtab käest kinni, viib su läbi ja asi tehtud. Aga Jumal minu puhul ütleb, et kuule vend, mina saatsin sulle olukorra. Ma saatsin selle põhjusega. Inimene ei saa aru, miks.
aga Jumal ütleb, et sina suudad sellega toime tulla. Ja miks just sulle see olukord? Sellepärast, et sinust nõrgemale ma ei saanud seda saata. Ma pidin saatma selle olukorra sulle, sest sina saad sellest läbi. Sina suudad toime tulla. See tähendab, et me just nagu kellegi teise eest saaks mingisuguse raskuse ära kanda. Me saame nõrgema inimese olukorra ise ära kanda, sest nõrgem oleks nõrkend, aga mina suudan. Ja tegelikult tegi seda Jeesus. Kogu aeg. Ta tegi meie eest nii palju ära. Isegi see, et kui ta rääkis midagi, ta õpetas midagi, ta tegi ka ju tegelikult meie enda töö ära, et meie saaks oma elu elada, et me saaks, ei taha öelda, et me tuleks mõistuse juurde, aga me tuleks teadmisele, mis on hea. Sinu väljend on ka see, et patu ära tundmine näiteks. Et siuksed asjad. Ja Jeesus tegi ju seda sellepärast, et kelleks me tahame saada. Et kristlased tahavad saada Jeesuse sarnaseks. Nii, siis Galatlaste 6:2. Kandke üksteise koormaid, nõnda te täidate Kristuse seadust. Üleskutse laitmatuks eluks. Et kui me nüüd hakkame mõtlema, et Jumala arm meie peal ja me peame tegema mingeid raskeid asju, siis me ei pea tegema raskeid asju, me peame tegema õigeid asju, vajalikke asju. Ja kui minul on raske, siis kui ma suhtun sellesse niimoodi, et kui minul on raske, siis ma teen kellegi teisele head sellega, et ma kannan selle raskuse ise ära. Siis on minu päev juba nii-öelda kirjas, et ma olen midagi head saanud teha. Ja võt seda kohta ma ei tea, kus sa võib-olla tead peast, et kui meil on raske ülesanne, peame sealt läbi minema põhjusega, et see põhjus ongi see, et me saame seda teiste eest teha. Aga kuna see on Jumala poolt antud ülesanne, siis sellega käib kaasas Jumala tõotus, mis ütleb, et ma annan igale ühele nii palju, kui ta kanda jaksab. Kuskil on see koht, aga ma ei tea, kus see täpselt on. Ma proovisin otsida, aga mul kohe ei tulnud välja see. Et igale ühele on ette nähtud täpselt nii palju, kui ta suudab. Ja kui te nüüd, minul on hästi palju olnud seda kohta, kus ma tunnen, et enam ei suuda inimesena. Siis juhtub mingi asi, kus tuleb mingi jõud, kus tuleb mingi lahendus, kus tuleb mingi inimene, kes järsku tuleb mulle appi ja teeb seda, et võtab nagu selle koorma natukene enda kanda, võtab osa minult ära. Ja nii on jälle saab edasi minna, aga ma pidin selles protsessis olema, sest see oli Jumala ülesanne minule. Sest igal olukorral või raskusel on lahendus. Ja see on ka piiblis kirjas. Et me peaks nagu niimoodi suhtuma, et me ei tohi mõelda, et ma ei jaksa, vaid peame mõtlema, et see on minu ülesanne. Mingi keeruline asi, see on minu ülesanne. Et inimlik on see, kui inimene hakkab mõtlema, kuidas ma saan natukene kergemini, kuidas ma saan natukene lihtsamini. Aga kõige lihtsam asi või kõige lihtsam moodus asja kergemaks teha on see, et mõtleme oma peas natukene teise nimetusega ja ütleme koorma asemel ülesanne. Ja asi on meil juba palju kergem, palju lihtsamalt saame edasi. Mitte see, et me mõtleme, et äkki ei peaks tegema või äkki ma teen pool või. Ja sellest hetkest, kui minu jõud saab otsa, hakkab kehtima Jumala arm. Ja see on see, mis on see meie kindlus või kindlustus või see, et Jumala ei lase meil nõrkeda, kui meie teeme tema tahet.
see on ka see, et Jumala arm on nende peal, kes usuvad alati. Ja kui hästi nagu lihtsasti veel rääkida, siis ma enda jaoks nagu mõtlesin, et kuidas see nagu inimestena oleks nagu hea seletada ka väiksele lapsele või mittekristlasele, nagu meil on ülesanne minna välja ja rääkida, et mis on see, mida tähendab sõna Jumala arm. Jumal on meie jaoks ju nagu lapsevanem. Kõige nagu lihtsamas ja otsesemas tähenduses. Tema on meie looja, tema on meie kaitsja, tema on meie õpetaja. Tema ongi see, kes meid on siia tekitanud kuidagi. Ja kuidas siis lapsevanem käitub lapsega? Kui laps sünnib, on lapsevanemal lootus, et kõik on hästi. Ja lapsevanem teebki selleks, et kõik oleks hästi. Iga lapsevanem teeb nii hästi, kui ta oskab. Sellepärast me ei saagi öelda, et üks on parem või kui teine. Aga igal ühel omad tugevused, nõrkused. Aga igaüks teeb nii palju, kui ta oskab, nii palju, kui seda lapsevanemat on tema vanemad õpetanud. Et sellepärast ongi see, et mitte, et me ei vaata, mida ta teeb, vaid vaatame, kus on see lapsevanema süda. Ja kui mõtleme, et kuidas Jumal seda teeb, kui me vaatame Jumalat lapsevanemana, siis see on see südamehoiak, mida iga lapsevanem peaks nii-öelda nagu tahtma kopeerida või õppida. Ja lapsevanem ju ka vahest riidleb lapsega. Ja minu arvates see on väga vajalik, sest lapsevanem riidleb lapse pärast, mitte millegi muu pärast. Ta ju riidleb selle pärast, et lapsel oleks tulevikus parem. Ja see on ka jälle see, et miks Jumal tahab, et meil oleks vahest raske, kus me natukene pingutama peaks, et inimene mõtleb, saaks kergemini läbi. Jumal ütleb, vaata ei saa küll kergemini läbi, nüüd tee see asi ära, ela see protsess läbi. Et siis saab paremiks minna, sest et elus edasi minna peab olema tarkust, kogemust ja need tulevad ainult läbi olukordade. Aga isegi kui lapsevanem riidleb, siis mis on tohutu sarnasus, on see, et lapsevanem andestab oma lapsele. Isegi kui laps teeb mingi jama, keerab kokku, siis riidled ja oled tige küll nii, et vähe ei ole. Nad süda ikka andestab lõpuks. Lapsed ei kuula praegu. On ju nii? Jah. Et see, aga see südamehoiak on lapse jaoks see, et ta saab riielda. Kui lapsevanem oskab rääkida, siis laps saab aru, aga lapsel on see kindlus nagu meil Jumala ees. Ta ju tegelikult armastab. Ta ju tegelikult andestab. Aga siin maa peal ju juhtub palju seda, kus ei andestata. Ja kui me tundub, et sihukene asi on, siis me peaks vaatama neid inimesi niimoodi, et see lapsevanem ei ole ise süüdi, aga ta süda on nagu lõksus. Tema süda on kiviks tehtud. Aga selle vastu on meil jällegi see, et kivi saab pehmeks muuta ainult üks. Ükskõik kui kõva see kivi on, siis Jumala abil me saame iga kivi pehmeks muuta. Iga süda me saame õigele teele keerata. Ja see on meie ülesanne, igapäevane ülesanne. Just see, et me lähme välja, me lähme sinna, kus ei ole kristlased, vaid me lähmegi sinna, kus on need, keda Jeesus otsis, armastas, toetas, mida iganes ta nendega tahtis teha. Jeesuse seltskonnas olid kogu aeg nii-öelda paganad, igasugused muud tegelased. Nii et see on see sama asi, et meie ülesanne on võtta Jeesusel käest kinni, öelda, et nii, nüüd me lähme neid kivisid pehmeks tegema. Me lähme lihtsalt võitlema. Ja
ja on ka, ja piibel räägib ka sellest, et te kannatate minu pärast. See kannatamine on ju see, et kui palju siis näidatakse näpuga, häbistatakse neid, kes räägivad natukene Jumalast. Seda on igal sammul, saad kohe teada, kes sa oled, kui sa lähed Jumalast rääkima. No see on esimene reaktsioon, see on täitsa tavaline. Aga me kannatame Jeesuse pärast, et me teeme tema ülesannet. Ja see lapse vanemad ja lapse suhe. Kui me võtame nüüd, Jumal on lapsevanem, meie oleme lapsed, siis seal vahel on armastus. Et armastusel on nii palju erinevaid vorme. Aga minu arvates kõige suurem armastus looduses on lapsevanema ja lapse vahel. Metsas ka sünnivad lapsed. Ja seal on ju ema-poja suhe on kõigem. Et kui tuleb metsloom oma poegadega, siis ei soovita keegi sinna kuskile ette jääda. Sest seal on kohe reaktsioon, et tuleb kaitsta. Ja kui me võtame korintlaste armastuse ülemlaulu siia ette, siis kuidas ma ütlen, see on nagu ülivõrre kõige eest. Et see on see, kuidas Jumal meid armastab, et meie oskaks ka niimoodi armastada. Et armastus on pika meelega, armastus hellitab, päris enam vähem. Armastus ei ole kade, no juba läheb keeruliseks. Armastus ei kelgi ega hoople. Ta ei käitu näotult, ta ei otsi omakasu, ta ei ärritu, ta ei jäta meelde paha. Tal ei ole rõõmu ülekohtust, aga ta rõõmustab tõe üle. Ja nüüd on üks siuke inimestel eriti raske koht, et ta lepib kõigega. On keeruline lugu. Ta usub kõike, ta loodab kõike, ta talub kõike. Armastus ei jääbu kunagi. Kui mõelda neid, siis kui panna niimoodi võrrelda inimest loomadega, siis loomadel on see asi natuke paremini paigas. Inimesed ikka tahavad kuskil niimoodi vaikselt kõrvale kalduda sellest. Aga kui võtta see peatükk nagu siukseks elunormiks endale, siis see ongi see, mida tegelikult, või see, kuidas Jumal meid armastab, see ongi, kuidas ta ütleb. Ja selle lõigu võikski kokku võtta ühe sõnaga. See on Jumala arm. See lihtsalt ongi Jumala arm. Jumala arm ju kehtib ju siin piiblis esimestest lehekülgedest peale. Paar kohta siin, mis ma vaatasin, esimese Moosese vist oli 6. Vaatame, kas oli õige koht. Kohe. See on siis piiblis 12. lehekülg minul. No nii algus kui algus. Esimese Moosese 6, 8 ja 9. Aga Noa leidis armu Issanda silmis. Noa leidis siis Issanda silmis selle, mis on see korintlaste armastuse ülemlaul. Kõik need asjad olid siis nagu Jumala silmade läbi seal olemas. Ja miks? See on jutustus Noa soost. Noa oli üks õige mees, täiesti vaga oma rahva põlve seas. Ja nüüd kõige olulisem, Noa kõndis koos Jumalaga. Ta oli kuulekas. Jumal, nagu ma alustasin, Jumal lõi inimesed plaaniga, et inimesed on kuulekad. Ja nüüd ta nägi, et asi kehva ja ta valis välja Noa. Ja Noa siis oma perega oli ainukene
aga kui te mõtlete nüüd, mis ülesande Noa sai, teda lihtsalt ei võetud ära teiste seast, et las teised siis hukkuvad ja Jumal võtab Noa enda juurde. mitte ta ei päästnud, ta andis oma välja valitule kõige raskem ülesanne, mis üldse teha sai. Ehita laev, kuhu te kõik sisse mahute. No, on ju vastupidi kõik ju. mitte et kiita, ta ütleb nii, nüüd sinu ülesanne on hakka tegema. no hakkaski tegema. ja ta sai hakkama, sest ta oli kuulekas. ja seeläbi ta leidis Jumala silmis armu, et ta selline oli. siis on mul siin veel üks koht 5. Moosese raamatust. 7. ja jälle 8-9. 7. peatükk 8-9. vaid sellepärast, et issand teid armastas ja tahtis pidada vannet, mille ta oli andnud teie vanemaile, tõi issand teid vägeva käega välja ja lunastas sind orjuse kohast Vaara Egiptuse kuninga käest. ja tea, et issand su Jumal on Jumal, ustav Jumal, kes lepingut peab ja heldust osutab tuhandete põlvedel neile, kes teda armastavad ja tema käske peavad. et tegelikult kohe nagu maailma alguses on üks ja sama jutt, mis praegugi on, et käige Jumalaga, võtke tema ülesanded vastu. et see on tegelikult ju kogu aeg see, et Jumal tahab meid armastada, ta tahab meid hoida ja kaitsta. Ta tahab oma selle armu üle meie kogu aeg külvata. Ja ta paneb sinna selle väikse tingimuse, et olge kuulekad. Ja läbi selle, et Jumal tahab, või miks need tõotused siit tulevad, ta tahab, et me lihtsalt võtaksime tema armastuse vastu. Ja selle tõestuseks ju ongi need erinevad imeteod, erinevad juhtumised. Nagu ma just rääkisin, et minu väikse tühise inimese elu, et mismoodi see on ette määratud kõik, aga lihtsalt sellepärast, et Jumal ütleb, et kuula mind, usalda mind. Need, mida sina ei suuda, mina teen ära. Ja mis alati me peame selle armu juures meeles pidama, et kui tohutult suur asi on see andestamine, mida Jumal teeb, nagu lapsevanem andestab. Sest Uus Testament on ju otsast lõpuni, nii kui ta hakkab, nii kui ta lõpeb, ongi kirjutatakse minu arust kogu aeg andestamisest. Jumal annab andeks ja millise siis teoga. Et miks ta siis tahab seda teha, miks ta on nii siukene järjepidev kõiges selles, et sellepärast, et ta ongi lapsevanem. Ta ongi lapsevanem, kelle süda on õiges kohas, kes ei jäta pooleli lapse kasvatamist. Ta oleks võinud ju vaadata kunagi, et ei tulnud, sest maakera asjast midagi välja, las olla. Las pusivad ise seal nii, kuidas tahavad. Aga ta ei jätnud järgi, sest ta oli oma lapse pannud sinna. Ta pani meid kui inimesi, pani sinna elama. Ja mina arvan, et kui meist saavad sellised lapsed nagu Noa, nii kuulekad lapsed, siis sellised inimesed saavad nagu Noagi päästa maailma. See ei tähenda, et meie nüüd ehitame ka mingisuguse laeva, aga igal ühel on meil oma see väike ülesanne. Ja kui me kõik kokku paneme, siis lõpuks on see üks suur ülesanne, mida teha. Ja me peame kogu aeg teadma, et kellele me teeme. Jumalale teeme. Tema on meie isa. Tema on meie looja. Tema hoiab, kaitseb meid. Ja tema armus me võime teha
noh, selliseid asju, mida inimesena me iial ei suudaks teha. Me ei suudaks planeerida selliseid asju, mis juhtuvad paari aasta pärast, et ma teen täna nüüd siukse triki ja siis vaat 2 aasta pärast on mingite asjade kokkulangemus ja siis ma suudan midagi teha. No mitte iialgi. Aga kui me usume, oleme kuulekad, siis on kõik võimalik. Ja selle andestamise koha pealt, kui ma küsiks niimoodi, et mis on andestamise kõige suurem märk siin raamatus? Seda on mitmes kohas kirjas, Uues Testamendis. Ütleks niimoodi, et armastuse suuruse väljendamine, mis võiks olla? Viktoriini küsimus, Urmas. Ei, mul oli üks teine mõte. Johannese evangeelium 3:16. Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et oma ainusündinud poja on andnud, et ükski, kes temas usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. No, kui suurem saaks veel mingi tõotus olla? Et noh, kas lapsevanem peaks niimoodi tõestama lapsele, et ta armastab teda? Ei pea ju. Aga kas me Jumala ees peaks tõestama, et me armastame teda? Aga mis on see, kuidas me saaks tõestada? Lihtne, oleme kuulekad. Jah, teeme mis iganes me teeme seda nagu issandale, mitte iseendale. Seda ju palub ka piibel. Aga inimesed rumalad ei saa sellest aru, et Jumal teab kõike ette. Tema tegi meid, tema näeb meid. Et me ei saa kuidagi niimoodi natukene ära vigurdada või teha midagi poolega, nii et noh, ma nii palju ei tee või midagi. Ja Jumala tõotus on ju tegelikult lihtne, et kuidas ta tegelikult meile nagu tõotab seda, et tema armastab ja tema kaitseb ja tema on meil selle elamise siin korraldanud maa peal. Aga piiblis on ka väga palju seda kohta, kus Jumal ütleb, mina annan teile. Kas või see siin laulus oli, mina annan teile oma rahu. Jumal annab meile seda, mis meil vaja on. Jumal ütleb, et ma teen kõrbesse tee. Ma panen kõrbesse jõe ja veed voolama. Aga mida ta mõtleb sellega? Siinkohal ma arvan, et me igaüks peaks mõtlema, mis on meie isiklik kõrb. Mis ta meie kõrbes teha saab? Et see on see, kus Jumal saab päriselt teha meiega nii-öelda tööd, et meie kõrbes hakkaks ka vesi voolama ja lilled õitsema ja aga Jumalat armastada me saamegi ainult siis, kui me midagi teeme. Kui me lihtsalt istume ja ootame, ei juhtu mitte midagi. Ja see, et kuidas me saame Jumala armastuse ja Jumala armu vastu võtta, ongi see, et me peame ise tegema. Me peame ise olema, minema. Me ei saa olla ükskõiksed. Et võiks öelda nii, et me peame minema ja Jumala armastuse vastu võtma. Ma küsiks, et kuhu me minema peame? Väga lihtne. Kus on see armastus? Kus me seda otsima peame? See on meie sees ju. Meie enda sees on see olemas. Püha vaim on ju antud meile selleks
raadio vastuvõtjaks, kes meis on enda sees. ja kuidas ära tunda, millal me oleme Jumala armastuse vastu võtnud, siis mina sain aru niimoodi, et kui meil tekib tunne Jumala armastust edasi anda kellelegi teisele, see on see märk, et meie ise oleme vastu võtnud Jumala armastuse. Siis kui meil on klaas täis nii-öelda ja me tahame hakata seda teistele jagama ja näitama, et vaadake kui vägev, siis see on see koht, kus nüüd tuleb. Et et kui meil tekib tahtmine Jumala armastust jagada kellegiga, kes võib-olla seda ei taha või ei saa aru või mis iganes, aga kui meil tekib see väljaandmise tahe, see on see, kus me ise oleme nii-öelda kohale jõudnud ja aru saanud, et mis asi tegelikult on. Nii et kui me tahame, et imesid juhtuvad, siis me peame lihtsalt tegutsema. Ja mis tegutsemine on, siis kõige suurem tegutsemine on, et tuleb meelt parandada. Ja see ei ole niimoodi, et otsustasin Jeesuse südamesse vastu võtta, lugesin ilusti viisakalt patusepalve ära, käin pühapäeviti kirikus ja nüüd on korras. Meeleparandus käib iga päev, igal pool. Iga väike tegu võib olla ka väike meeleparandus. Nii et need väiksed asjad on need, mis on tegelikult viivad meid suurte asjadeni ja imedeni, nii et me peame kogu aeg ennast jälgima, nagu oli ka Kristel siin rääkis, et ükskõik, kas me lähme poodi või poe taha, aga me oleme kogu aeg need, kelle peale vaadatakse. Ja mõtlesin siis siin väiksed siuksed sammud nagu, et väga lihtne, siin oli ka see, et öelda teisele inimesele, et Jeesus armastab sind. Lihtne, lähed, ütled, tuleb sealt vastu midagi või tule, ega polegi väga tähtsust. Aga teine samm on öelda seda inimesele, kellele sa üldse ei meeldi. Mingi inimene on täitsa, maailma inimene vihkab sind ja siis sa lähed, ütled talle, et aga Jeesus armastab sind. Sõpruses öelda seda ilusas keskkonnas, lihtne. Aga kui sa tead, et see inimene pigem tuleks sulle kallale, kui ta üldse tahab sind nähagi, ja siis sa lähed, ütled sellisele inimesele, et Jeesus armastab sind. Ja kolmandaks sammuks, nagu veel kangemaks läheb asi, on siis, kui sa lähed, ütled seda sellisele inimesele, kes sulle üldse ei meeldi, keda sa ei taha silma otsastki näha. Ja sa lähed, ütled, ületad iseennast ja lähed, ütled talle, Jeesus armastab sind. Sa lähed oma vaenlasele, soovid kõige paremat head, mis sa oskad üldse öeldagi. Miks me seda nii vähe teeme või miks me ei tee? Ongi see pidur, kus me hakkame mõtlema, et mis ta nüüd minust mõtleb? Mis ta siis pärast on? Läheb räägib kellegile. Mis siis? Las räägib siis. See ei ole tähtis enam. See ei muuda maailma ei siiapoole ega sinnapoole. Nii et ja kui me niimoodi need sammud teeme, lähme alguses natukene esimene samm kergem variant, natukene tugevam variant. See on see, mida tegelikult ju Jumal tahab, et me teeks. Külvaks. Ja mitte nagu siin teenistusel, siin on hea rääkida ju, kõik on sõbrad, aga minna sinna, kus on vaenlased. Ja Jumal ju ütleb, et armastage nii, nagu mina teid armastan. Ja seal on ka see, et ta ju armastas neid ka, kes ei olnud head inimesed. Me peaks neid ka armastama samamoodi. Sest miks ta ütleb, et minge välja, tehke jüngriteks kõik? Sellepärast, et need inimesed ise võib-olla ei tea, ei oska, ei saa hakkama. Aga sealt leiab neid, kes tulevad samamoodi, hakkavad seda sama tööd tegema.
nii et meile on ülesanne nii-öelda kätte antud ja Jumala arm on üle selle kõige. Ja kui ma neid mõtteid siin kirjutasin, see käib mul sedasi kuidagi imelikult, et kuidagi hakkab tulema, siis ma ruttu pean kirja saama, muidu läheb meelest ära või. Ja siis on, piibel on kõrval lahti ja telefonis on teised kirjakohad lahti ja niimoodi ma möllan seal oma mõtetega. Ja kui ma seda kirjutasin, siis leidsin 2 asja. Olin mõelnud, et Jumala arm olgu teie üle või keegi ütleb, et Jumala pale paisku teie peale ja mõtlesin ka, et kuidagi nagu see kummitab, et kus kohas see tulnud on või need sõnad nagu, et kus see kirjas on. Ja kui ma seda kõike siis kirjutasin, siis silm jookseb ühest kohast teise siin piiblis ka ja jällegi leidsin üles selle koha, mida Urmas meil ka teenistuse lõpus tavaliselt loeb. Õnnistussõnad on, mille peale ma sattusin ja saingi selle vastuse, et kust kohast see pärit on. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et see on nii piibli alguses. Õnnistussõnad on juba nii piibli alguses, 4. Mooses 6, 22-27. Et ma loeks lihtsalt selle lõigu ette, ja issand rääkis Moosesega öeldes, räägi Aaroni ja ta poegadega ning ütle, õnnistades Iisraeli lapsi, öelge neile nõnda. No me võiks öelda, et õnnistades kõiki lapsi, öelge neile nõnda. Kõiki Jumala lapsi. Öelge neile nõnda. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle rahu. Nõnda pandagu minu nimi Iisraeli laste peale ja mina õnnistan neid. Et see on niisugune, mida ma ei olnud üldse tähele pannud piiblis ja et tänu sellele, et mul see teema ette sattus ja ma seda nüüd siis kirjutasin ja tahtsin teiega jagada, siis ma sain ka väikse siukse vastuse jälle tuli. Ja mul tulevad niisugused paralleelmõtted või ma ei oskagi öelda, kuidas. Ja ma sain ka siit enda jaoks ühe ülesande, mida ma tegema pean. Ja see on see, kus Jeesus ütleb, et arsti ei vaja terved. Kristlased ei vaja enam nii väga Jeesust, vajavad need, kellel teda veel ei ole. Ja minu ülesanne, mulle tuli lihtsalt siuke sõnum, mille ma ka ruttu kirjutasin siia samasse ära, et minu ülesanne isiklikult ongi leida need, kellel on abi vaja. Et see on, sellise ülesande sain, kui ma seda juttu kokku kirjutasin ja tükk aega mõtlesin, et mis ma nüüd selleks peale hakkan. Mis nüüd saab siis? Aga ju siis tuleb tööle hakata. Et sellised väiksed mõtisklused ja korraks veel, et issand, ma nii väga tänan sind, et me saame olla siin ja õppida sinult neid tarkusi, mille sa oled meil ilusti siia raamatusse kirja pannud. Issand, ja ma tänan selle eest, et sa annad meile tarkust mõista seda, mis siin raamatus on. Ja meil on see eesõigus jagada seda teistele inimestele ja ma nii tänan sinu armastuse ja sinu armu eest, et sina oled meie kaitsja ja sina oled meie looja, meie isa. Ja ma palun õnnistust siin kõigile meie koguduses ja ma väga palun õnnistust neile, keda siin veel ei ole ja kellel on abi vaja. Ja ma palun sinu suunamist, et me leiaks need inimesed üles, kes tõesti ootavad oma südames pääsemist, ootavad valguse kätte jõudmist, issand. Issand, et me saaks sinu abil teha seda, mida sina tahad. Ava meie silmad, meie südamed, tee meid julgeks, et me saame minna ja
ja teha seda, mida sina tahad. täname sind selle ilusa teenistuse eest, inimeste eest, selle pühapäeva eest ja elu eest. aitäh, Jeesus, aamen.